Tere päevast, minu nimi on Marika Alja. Ja täna on minu väga suur osa tegevustest seotud just koduõppega ja koduõppe koordineerimisega. Mis on see koduõpe? Jah, et Eestis on järjest enam peresid valinud oma lapse õppimise teekonna jaoks koduõppe. Ja see koduõpe, see on täna Eestis võimalik kahel viisil, et see on kas vanema taotlusel või siis ka tervislikust seisundist, lapse tervislikust seisundist tulenevalt. Ja see koduõpe, millega me Lilleoru põhikoolis tegeleme, on just see vanema taotlusel olev koduõpe. Eestis on päris palju vanemaid, kes soovivad ise oma lapse jaoks seda õppekeskkonda ja kogu õppimise protsessi luua. Ja see võib olla tingitud erinevatest põhjustest. Osad vanemad on märganud, milline erinevus on lastel, kes õpivad igapäevaselt koolis ja kes õpivad tegelikult kodus oma vanematega. Nad on märganud seda, kuidas lapsed, kes õpivad kodus, kuidas nad on valmis suhtlema väga erinevate põlvkondadega, alates väikesest päris vanaemani välja. Nad on märganud seda, kuidas nendel lastel silmad säravad, kui nad õpivad, sest et õppimine on nende jaoks igati põnev tegevus ja see on ka ju tegelikult iga inimese selline loomulik vajadus õppida, uurida, midagi avastada ja teada saada. Ja, ja nad on märganud, et need lapsed lisaks sellele, et nad suhtlevad erinevate põlvkondade esindajatega, et neil on säilinud uudishimu ja õpirõõm, selline loomulik õppimine. Lisaks sellele on nad ka valmis igasuguseid põnevaid asju ette võtma ja ka päriselus, näiteks talus või sellises maakohas lausa enda kanda võtma aias mingi osa aiatööd või siis lausa näiteks kanade pidamise või midagi muud sellist väga võimsalt praktilist. Ehk siis, et see kolmas väärtus, mida pered, need, kes hakkavad uurima koduõppe kohta rohkem, näevad, ongi see, et tegelikult need lapsed veel ka siis on selliseid päris asju tegevad lapsed. Et ja kui nüüd see pere, kes hakkab kaaluma koduõpet, märkab, et nendes lastes on justkui midagi sellist huvitavat, et siis nad hakkavad selle üle ise ka mõtisklema ja loomulikult on ka nende esimene küsimus, et mismoodi siis see koduõpe käib ja mis see on. Et koduõppel on selliselt, et tegelikult hästi palju vanem jälgib oma last ja ehitab selle koduõppe sellise toimimise lähtuvalt lapsest üles. Ta teab, millistel hetkedel on laps valmis rohkem õppima. Ta koos lapsega lepib kokku sellise päevakava või kuidas nädala rütmi või kuidas iganes mingis peres see on. See on tavaliselt kõigile nähtav ja seal selle järgi siis koostöös toimitaksegi. Ja kui seda kokku pannakse, siis kindlasti arvestatakse ka lapse enda selliste valmisolekute ja soovidega. Ja siis, kui on see rütm seatud, siis põhimõtteliselt on perel vabadus valida, millist õppevara ta kasutab. Kas ta
saab koolist. Meie koolis anname me kogu õppevara valiku selle kirjastuse käest, kellega meil koostöö on üles ehitatud, see on Mauruse kirjastus. Ja nad saavad ka ligipääsu taskutargale, ehk siis, et on võimalik kasutada nii õppematerjali kui ka elektroonilist ja siis on neil võimalik ka tegelikult täiesti ise luua, ise leida, et selles on vanemal vabad käed. Ja siis tekibki kohe sellel koduõppe vastu huvi tundval vanemal küsimus veel, et noh, et aga kuidas siis käib see nii-öelda hindamine või kontroll, et see on väga sagedane küsimus, et siis selle hindamise ja kontrolli puhul on tegelikult see esmane põhitegevus vanemal ja tõesti me siis kohtume peredega, kohtume nii veebi vahendusel kui ka näost näkku ja see selline kohtumine tegelikult on vanemal juba enne seda kohtumist oma ettepanekud hinnangute osas, meil on kirjeldavad sõnalised hinnangud, on nende kirjeldavate sõnaliste hinnangute osas juba oma ettepanekud tehtud. Aga see kohtumine ja see vestlus, see tähendab seda, et laps saab näidata ise, mida kõike ta huvitavat on õppinud ja teinud ja olla seal see, kes näitab oma töid, oma kunsti ja meisterdamise töid ja olla nagu tähelepanu keskpunktis ja samas saan mina koordinaatorina jällegi ka küsida, et ohoo, aga kuidas sa selleni oled jõudnud ja kuidas sa seda oled teinud ja seeläbi tegelikult saan väga hea ülevaate, kuidas pere on toiminud. Ehk siis, et algas küsimus sellest, et mis see koduõpe on, et koduõpe on see, et vanem ise leiab selle viisi, need õppematerjalid, selle korralduse, kuidas õppimine üles ehitada kodus ja tal on kooli poolt järjepidev tugi kaasamõtleja koordinaatori näol. Kes on need pered, kes siis on otsustanud koduõppe valida? Milline on nende profiil? See on hästi sagedasti esitatav küsimus ja ma ütlen, et neid võib 5 loendada põhiliselt, aga ilmselt on mõni variant veel. Ehk siis, et koduõppes on väga paljud pered, super andekate lastega pered. Ja siin võib tuua välja nii spordialadel kui muusikas või kunstis või matemaatikas või noh, selles mõttes see ampluaa on hästi lai. Ja tegelikult nendel lastel hakkab sageli koolis igav. Kodus on koostöös igasuguste erinevate huviringidega, on neil suurepärane võimalus oma andeid igatpidi arendada ja vanem on ju talle sellel teekonnal igapäevaselt käe kõrval. Nii et üks grupp on väga andekad lapsed. Teine grupp on need pered, kes rändavad või elavadki pikemalt mõnes teises riigis. Ehk siis, et need, kes rändavad, on ühes piirkonnas mingi aja, siis jälle teises piirkonnas, et see on üks grupp ja siis on need, kes elavadki pikemaaegsemalt kuskil teises riigis. Meil praegu hetkel kõige kaugem pere on USA-s, meil elab Hispaanias 2-3 pere, üks pere elab Maltal, ehk siis, et ja Taist üks pere tuli just tagasi, nii et selles mõttes see pilt on nagu mõnusalt lai. Ja nende perede jaoks tegelikult muud head varianti ei olegi. Mõned teises riigis elavad pered käivad ka kohapealses koolis, näiteks Hispaanias koolis. Praegust 2 peret käivad ka Hispaania koolis, aga õpivad siis Eesti
õppekava järgi koduõppes meie koolis. Ja siis lisaks neile 3 variandile on olemas paraku ka need lapsed, kes enam tavakooli uksest sisse ei lähe, sest et nad on nii palju psühholoogiliselt haiget saanud ja, tegelikult see koduõpe ongi nende jaoks ainuke võimalik lahendus täna. Ja on ka need lapsed, kes on ka hariduslike erivajadustega, nagu meil nimetatakse. Ja need on need lapsed, kellele tegelikult ei olegi haridussüsteemis head kohta. Sellepärast, et selliste laste parim õpetaja on tema ema ise. Ta tunneb seda last kõige paremini ja ta teab, mida laps vajab. Ja miks mitte siis olla sellele perele toeks sellel teekonnal. Mul jäi kõrva see, et sa mainisid, vaata, et üks pere oli Taist ja nad tulid tagasi, et mis see tähendab, et kas nad siis Eestis jätkavad koduõppega või on siin veel mingid B ja C variandid? See on see tore 3 lapsega pere, kes oli peaaegu aasta Tais, aga siis peres toimusid teatud muudatused ja nad tulid meile Lilleoru kooli päevaõppesse. Toimetavad täna kenasti päevaõppes. Kas siis niimoodi saab ka, et näiteks ainult, ma ei tea, 3 kuud oleme koduõppel ja siis ülejäänud 6 kuud siis õppeaastast kontaktõppel ehk päevaõppes on ju, et kas selline variant on ka olemas või? Jaa, no ma pean ütlema, et me Lilleoru koolis oleme küll püüdnud leida peredele sellised just nende elurütmi ja just seda last toetavad koostöövariandid, et nad on mingi aja päevaõppes, mingi aja koduõppes, et see kõik on tehtav. Minult kui koolijuhilt on paljud teised koolijuhid küsinud, et see koduõpe on üks kahtlane variant selles mõttes, et kas teil ei tundu, et kuidas te niisugust asja teete, et lapsed jäävad ju sotsialiseerimata. Et see ei ole ju okei, et vaata, ütleme, kool on täna ikkagi väga suur sotsiaalsete oskuste õppimise keskus on ju ja koht, et üha rohkem haridus suundub sinna, on ju, et siin ei omandata mitte akadeemilised teadmised, vaid eluoskused, mille üks noh, suur kimp on siis sotsiaalsed oskused, on ju. Ja see on üks levinud müüt koduõppe kohta. Ja kui me koduõppeperedega seda räägime, siis neil kipub selline naer peale tulema. Et jaa, kui me mõtleme, et laps käib koolis, siis ta suhtleb tegelikult põhiliselt oma klassikaaslastega või no ütleme, veidi aasta vanemate või noorematega. Ja on väikesi koole, kus kõik lapsed tunnevad kõiki ja suhtlevad kõigis vanuses lastega. Ja siis nad suhtlevad seal veel õpetajatega. Aga koduõppes väga sagedasti on peres mitu last. Ehk siis, et on see teema, et nad suhtlevad oma õdede-vendadega. Ja neil on palju rohkem kvaliteetset aega üksteise jaoks, sellepärast et nad on hommikust õhtuni ja õhtust hommikuni koos. Sealhulgas siis vanemad ja väga sageli on tihe suhtlemine nii vanavanematega kui tädide-onudega ja veel tädide-onude laste ja nii edasi lastega. Et selles mõttes on see erinevas vanuses inimestega suhtlemine koduõppes palju aktiivsem. Ja lisaks sellele käivad praktiliselt kõik koduõppelapsed kuskil huviringis. Ja sealt saavad nad kätte selle omaealistega suhtlemise. Ehk siis, et mina ütleksin, et ja seda ütlevad ka koduõppepered, et koduõppelapsed suhtlevad väga hästi kõigis vanuses inimestega.
see ampluaa on neil tunduvalt laiem kui sageli koolis, kui seda nii võib võrrelda. mina küsiks sellise küsimuse, et aga kas on ka mingi võimalus, et noh, kui nüüd pannagi laps koduõppele, et siis ongi, et oledki kogu aeg istudki üksinda temaga seal koduõppel, kodus noh, käid ka mujal ja kõik suhtled teistega, aga kas on ka võimalused kohtuda teiste peredega, kes nagu ka samamoodi, kel lapsed koduõppes ja nende teiste lastega, kas see Mhm. midagi sellist ka on? Jaa. Et meil on päris mitu sellist üle veebi kohtumist õppeaasta jooksul ja need on erinevatel teemadel, kuidas koostööd üles ehitada. praegu olen siin planeerimas just järgmist veebinari, kus me arutaksime koduõppe peredega läbi kõikvõimalikud õppekäigud üle Eesti vähemalt, et millised õppekäigud erinevates klassides kõige paremini erinevaid teemasid toetavad. Ja selliseid arutelusid teeme me vähemalt korra trimestris. Ja lisaks sellele saame me ju koduõppeperedega kogemuspäevadel Lilleorus kohapeal kokku. Ja täiesti regulaarselt igas augustis, et vähemalt ühe päeva, kus koduõppelapsed saavad esineda ja näidata, mida nad on näiteks muusikas või kunstinäitus on üleval või tantsus või liikumises õppinud. Ja kõik jah, need kunsti ja meisterdamise tööde näitus. Nii et lisaks sellele, et nad saavad omavahel erinevates õpitubades toimetada, siis lisaks sellele on ka esinemised ja näitused. Ja meil on võimalik ka päevaõppelastega õppekäikudel käia. minu jaoks on nagu tõesti arusaamatu, et noh, vanemad paljud vaata kurdavad, et tööd on niigi palju, ma olen siin kannatud ja siis pean mõningad koduülesanded ainuüksi õhtul lapsega tegema. Ma ei saa aru, et kuidas need pered nagu jaksavad veel siis päevad läbi tegeleda ja kogu õpet juhtida ja toimetada, et mul on küll õhtul suss püsti peale tööd. Jaa. No see natukene on erinev, sõltub lapsest ja sõltub ka, kas ta õpib esimeses-teises klassis või juba seal 5.-6. klassis. Aga keskmiselt saavad koduõppelapsed 1-2 tunniga päevas olla õppimisest täiesti järjel. Miks? Sellepärast, et nad tegelevad õigel ajal, sellisel heal värskel ajal. No olgem ausad, et kell 3 algav tund ei ole väga efektiivne ka koolis. Ehk siis, et nad leiavad päevas just selle aja, kus laps suudab ollagi ja tahabki olla täie tähelepanuga selles õppimises. Et teatavasti see 9 ja 12 vahel ja 3 ja noh, ja õhtuselt 3 ja 6 vahel mõnele ka sobib. Aga see hommikune aeg on nagu kõige värskem aeg, pered seda teavad, nad korraldavad oma päevarütmi selliselt, et see õppimine, see 1-2 tundi, maksimaalselt võib-olla mõni päev 3 tundi jääks sellesse vahemikku. Laps on värske, lapsega on kokku lepitud, laps teab, mida nad uurivad, millega nad tegelevad ja ta suudab selle näiteks 2 tunniga terve nädala eesti keele ära õppida. Ja selles ei ole mitte midagi imelikku. Ehk siis, et see jõudlus on tunduvalt suurem kui koolis 24 või võib-olla isegi natuke väiksema klassi puhul. minul on selline küsimus, et nojah, et ütleme, et kaaludagi koduõpet ja mõelda, et tõesti, et võib-olla nagu see tõesti sobib, aga millega peaks arvestama, kas on ka mingid nagu väljakutsed või mingid katsumused või mis nagu võivad tulla nagu siin koduõppes, et millega lihtsalt enne ei oska võib-olla üldse arvestadagi?
just, ja see on selline koht, et kus mul on vanemana vaja ikka väga palju ka endasse vaadata. Et ja mis on siis need põhikohad, et üks koht on see, et tegelikult minu vanemaks olemise roll nagu muutub. Minust saab ka lisaks vanemaks olemisele õpetaja. Ja nüüd on see küsimus, et kas ma suudan lahti lasta enda sellistest eeldustest või sellistest arvamustest, milline see koduõppe õpetaja siis vanema näol peaks olema. Et kas ma suudan jälgida last, teda lugeda nii-öelda ja selliselt õppeprotsess üles ehitada, koos õppimine üles ehitada. Või ma tahan väga kangesti nii teha, nagu minul kooli ajal minu õpetaja tegi. Ja kui ma väga kangesti tahan nii teha, nagu minu õpetaja tegi, võib-olla on ikkagi on erinevaid õpetajaid, aga siiski, siis võib sealt tulla laviinina lapse protesti. Ja nüüd on see küsimus, et kuidas nüüd seda protesti või seda soovi mitte nii teha, nagu ema nüüd äkki õpetajana ütleb. Et siis vot kuidas sellest välja tulla, kuidas anda asjadele aega, kui on vaja anda aega. Ja hakata täiesti teisest otsast. Hakata uuesti jälgima last, saada aru, et mis teda huvitab ja see läbi selle huvitava ja põneva jõuda uuesti õpihuvini ja selleni, et laps päriselt tahab õppida. Ja mõnikord, kui laps tuleb koolist, kus ta on ikka väga haiget saanud, võib see võttagi nädalaid, kui mitte kuid. Mul tuligi kohe siit küsimus selle põhjal, et kas siis põhimõtteliselt, kus siis koduõpe nagu, et noh, eeldabki seda, et tegelikult mul ongi nagu väga hea suhe lapsega, on ju, või siis on ka see, et tegelikult see koduõppe mõnes mõttes läbiviimine protsess on ka selline, mis tegelikult ka parandab ja tervendab ka minu suhet lapsega veel edasi, et nagu või kuidas see nagu on nagu see? Ja et seal võib olla nii, et mingitel hetkedel on keeruline. Mitmed pered on seda kenasti jaganud, et ja kuidas nad siis ühel hetkel taipavad selle ise ära, et nii saab. Mul tuleb ühe pere näide praegust meelde, just jagas siin eelmisel nädalal, et nad, et kuna nad tõesti käivad ka seal selles riigis koolis, siis oli keeruline leida seda aega, kuna õppida. Ja nad märkasid, et õhtul õppimine üldse ei toimi. Laps tuleb koolist kell 2 ja vot see oli see koht, kus vanem esialgu hakkas talle siis nagu ütlema, et kuule, tead sa, et aga võtame nüüd selle eesti keele ka korraks ette. Ja siis tuli sealt vastuseis. Ja siis äkki ühel hetkel vanem testis teisiti. Ta lihtsalt jättis õppimise asjad nendest kohtadest lahti, kus on lapse järg ja põhimõtteliselt ta ei öelnud mitte midagi, kui laps koju tuli. Ja äkki ta ühel päeval märkas, et laps haaras ja hakkas ise tegema. Ja nüüd ta ütleski mulle, et ta enam ei ütle mitte midagi. Rõõmsalt tervitab, küsib pigem, kuidas koolis läks ja suhtleb temaga sellel teemal. Ja siis äkki mingil hetkel ongi laps juba nende õpikute ja töövihikute uurimise juures. See pere käib hästi õpikute ja töövihikute järgi. Nii et see tundub neile nagu asjakohane ja praegu paistab, et nad said õige aja kätte ja nad said kätte selle, et kuidas pole vaja naagutada või kuidas me seda nimetame.
mis tuleb neil vanematena väga hästi välja. Et kuidas seda nüüd kõrvale jätta ja leida mingi teine viis, kuidas lapseni jõuda. Ehk siis, et ülioluline on jälgida oma last, leida see hea kontakt ja seeläbi tegelikult näiteks selle pere näitel on neil praegust väga hea kontakt lapsega ja suhe. Tahtsime küsida järgmisena seda, et kas oskad veel mõningaid huvitavaid näiteid tuua, kui on selliseid huvitavaid lähenemisi, lahendusi leida. Noh, teatavasti me siis koolis ka ju päevaõppes, eks ju, õpetajad üritavad neid, kes ei armasta lugeda, lugema meelitada ja igasuguseid nippe-trikke mõelda, et mingi asi, millest laps ei ole vaimustatud, et ta siiski seda nagu teeks ja toimetaks ja meeleldi teeks. Et kas koduõppes on ka sul veel selliseid näiteid? On ka. See on nüüd üks pere, kes tuli meie kooli päevaõppest koduõppesse. Sellepärast, et nad elasid kaugemal ja see kooli sõit kõigepealt Tallinnasse ja siis Tallinnast veel meie kooli tundus ühest hetkest nagu pikk ja last väga väsitav. Ja selle pere puhul algas ikka ka selliselt kodus neil, et ema nagu arvas ka, et ta peaks lapsele ette dikteerima, et mis järjekorras ja millal ja mida täpselt teha. Ja siis avastas ta ka natukene nagu pahura ja tõrksa lapse. Ema oli mingi hetk natukene täitsa kohkunud, suhtlesime mitmed korrad. Ma soovitasin hästi hoolega last jälgida, leida need huvikohad. Ema ütles, et laps ei taha üldse lugeda. Siis ma soovitasin, et aga minge lapsega koos raamatukokku või poodi ja las ta siis lihtsalt ise valib endale selle raamatu. Ja hea on, kui ma vanemana seda üldse ei kommenteeri. Las ta valib selle raamatu, mis talle tundub nagu asjakohane. Et see võib olla esialgu ka nii, nagu see sageli sellises olukorras juhtub, et hästi vähese tekstiga raamat. Pigem nagu selline pildiraamat. Aga las ta olla. Las ta saab ise valida raamatu, mida ta päriselt tahab lugeda. Ja nii nad siis tegid, nad said selliselt selle raamatu. Ja mis nagu huvitav on, et niimoodi samm-sammult, kuidas vanem leidis selliseid huvitavaid mänge, mis ta jättis jällegi lapsele nähtavale ja jälgis last järjepidevalt, mille vastu tal huvi on, mis töötab. Niimoodi leidis veel erinevaid tegevusi ja läbi nende mängude tegevuste jõudis see pere selleni, et lõpuks hakkas see laps ise raamatut kirjutama. Ja kuna ta oli ka selline kunstimaitsega, siis ta hakkas kujundama ise raamatuid. Nii et see lugu lõppes sellega, et nad tulid välja sellest, et laps ei tahtnud lugeda, niimoodi hästi aeglaselt ja õppimine üldse samm-sammult. Ja ema hästi jälgis, mille vastu laps huvi tunneb, mida ta ise haarab, mis on see, mis tal silma särama paneb ja siis niimoodi jõudis ta sellest ummikust koos lapsega välja. Lõpuks laps ja nad tulid selle imelise raamatuga, mis laps ise oli kirjutanud ja joonistanud lõpuks meiega kohtuma või minuga kohtuma. Et selline lugu tuleb mulle meelde. Ja tõesti, vanem oli mitmel korral ikkagi, kui ta minuga suhtles, ta oli nagu, ütleski, et ma tõesti ei tea, mis ma tegema pean. Ja siis me kogu aeg koos nagu mõtlesime, et mis see võiks olla, mida võiks veel katsetada ja proovida. Ehk siis valikud, erinevad võimalused ja huvi
ja see, mis paneb lapsel silmad särama. et see ongi nagu väga huvitav, tõesti väga põnev on ju, lugu on ju. ja siit tegelikult tekibki nagu edasi just see küsimus, et noh, et kui tahangi nüüd näiteks panna lapse koduõppele, aga ma tahakski, et nagu läheks võimalikult hästi, eks siin on ikkagi omad asjad võivad tulla, aga millega ma siis võiks nagu selles mõttes arvestada, et noh, et mis nagu tagab selle edukuse või et noh, kas mingid tingimused või asjad nagu ette peaks teha või kuidas nagu viia, et see läheks nagu võimalikult selline sujuvalt ja Ja no esimene on ikkagi see, et mul vanemana on see aeg, et ma olen päriselt lapsega koos ja vot seda mm, jälle mulle meenub üks pereema ütles, et see on ikka niivõrd suur väärtus, see kvaliteetaeg oma lapsega, et seda teised õppeviisid lihtsalt ei võimalda. ja, ja kui ma olen niimoodi ise valmis vanemana ja lapsel on ka soov kodus õppida, siis see töötab väga hästi. et see on üks tingimus, ehk siis, et see aeg. teine tingimus on see, et noh, päriselt ma olengi valmis, et ma jälgin last, ma süvenen, mu tähelepanu on päriselt lapsel. ehk siis, et see on ja meil on nagu teatud kokkulepped, me oleme võimelised üksteist ära kuulama, me oleme võimelised üksteist austavalt ja argumenteeritult suhtlema lapsega. Me oleme võimelised kokkuleppeid sõlmima ja neid kokkuleppeid ka järgima, seda nii vanem kui laps. ja, ja noh, vot siin ma Kodi Kelleri mõttele veel toetun, et Kodi Keller ütleb, et õpetajal on ainult kaks põhiülesannet, üks on olla eeskujuks ja teine toetada lapse eneseusaldust. et need kaks, et kui ma vanemana suudan need kaks ka läbi mõelda enda jaoks, et ma olen eeskujuks ja et ma olen valmis lapse eneseusaldust toetama, et siis see on see pool ja noh, muidugi siis füüsiline keskkond ka. et noh, põhimõtteliselt, et mul on tekitatud näiteks lugemise koht, raamatud, kõik ta saab kätte, need on endale sobival ajal, et ta ei pea alati minu käest küsima tulema. ajakirjad, teadmeteosed, ta saab neid selles mingis kohas või nurgakeses siis kasutada, kui tal see huvi tuleb. et on olemas mingisugune nurk, kus on ma ei tea, arvutamise mängumaailm, kui ta on väiksem. aga kui ta on suurem, siis mingisugused, ma ei tea, sirklid ja kõik vahendid on tal nagu olemas, et kujundid, ta saab nendega tegeleda. siis on mingisugune nurk, kus ta saab kunstiga ja meisterdamisega tegeleda, et tal on need asjad nagu olemas kogu aeg. ja ta vabalt saab toimetada seal. noh, ja muidugi, kui ta on suurem laps, et siis on ikkagi ka üht-teist näiteks taskutargas või opikus teha, nii et siis on tal ka see arvutimaailm käeulatuses. ja et ma olen vanemana valmis uurima, millised on need lähiümbruse võimalused lisaks oma kodule. naabertalu või lähedal asuv, ma ei tea, loodusmuuseum, mingi matkarada üle-eestiliselt, võtame mingil hetkel Tartu vaatamisväärsused ja võimalused ette. siis võtame, ma ei tea, sõltuvalt sellest, kus pere elab, eks ju, võib-olla võtame mingil hetkel Tallinna, loomaaeda mujal pole. või läheme pigem kuskile tallu loomi uurima, ehk siis, et ma nagu olen valmis ka mõtlema seda poolt ja pluss siis huviringid. mul tekkis veel selline küsimus, me siin palju räägime sellest, et nagu lapsevanem ja lapsevanem on ju, aga kas koduõpe on mõeldud just niimoodi, et lapsevanemale või on ka keegi teine isik, kes siis lapsega koduõppel on? Mhm. ja et lapsevanemad on leidnud eraõpetajaid. sageli on see matemaatika või eesti keel. kui nad ise tunnevad, et see pole nende tugevus ja tahavad, et keegi veel lisaks lapsele toeks oleks.
ja see tuleb rohkem seal 5.–6. klassis niimoodi teemaks. Ja nüüd meil on esmakordselt pere, kus lisaks siis emale ja isale liitub ilmselt ka tugiisik õpetamise protsessi. Ah jaa, ja ühe muukeelse pere õppeprotsessi on kaasatud veel üks eesti keele õpetaja. ma koduõppele jään, et milliseid paberitöid ja muid asju siis ma lapsevanemana pean tegema, et mingi dokumentatsioon või mingi sellised reglemendid on ka, et mida ma olen kohustatud tegema või ongi kõik vaba ja loominguline ja üleüldse siis jah, et kuidas ma üldse oskan õpetada, et õpetajaks niisama ei õpita, onju, et kui sa 5 aastat, et et, et ma ju ei oska õpetada. Jaa. noh, vot jah, siin on, et ühest küljest ma vanemana ei ole saanud neid teadmisi ja oskusi, mis õpetajad saavad ülikoolis õppides ja pärast praktiseerides. aga vanemal on üks tugev pluss, ma tunnen oma last väga hästi. et see on kindlasti vanemat silmas pidades üks eelis. jah, et huvitav on see, et vanemate hulgas on mitmed, kes on unistanud saada õpetajaks. ehk siis, et ilmselt see õpetamise geen on neil kuidagi sees. ja mingisugune selline jah, et mingisugune ikkagi tunnetus või soov, et kuidas see õppimine nagu käib, on olemas. ja nüüd, mis on need oskused, mis mul vanemana siis peavad olema lisaks sellele, et ma oma lapsega hea kontakti saaksin ja hoiaksin seda ja meil õppimine koos kenasti kulgeks. et on kõik õppimise tingimused ja nii edasi. et siis kooli poolt me peale seda, kui pere on avalduse esitanud, et nad soovivad, et nende laps jääb koduõppele, et peale seda on meie poolt siis selline individuaalse õppekava vorm ja siis ka selle konkreetse klassi õpitulemused kenasti ette antud. ja nende õpitulemuste põhjal siis vanem sellesse individuaalsesse õppekavasse siis planeerib, kuidas nad neid õpitulemusi omandavad. nii et kõik pered on koostanud siis nende õpitulemuste alusel individuaalse õppekava konkreetseks kooliaastaks. ja seda individuaalset õppekava nad järjest täiendavad, nad iga kuu lõpus toovad sinna välja, mida nad on selgeks saanud, mida nad veel harjutavad. ja niimoodi järjepidevalt saab selle individuaalse õppekava järgi jälgida, kuidas saavad kõik selle aasta õpitulemused omandatud. aga ma mõtlen igaks juhuks juurde ka seda, et meil on lapsi, kes õpivad täna 2. või 3. klassis, aga kui meil on selliseid lapsi, kes on meeletult lugemishuvilised. Nad loevad aastas 30–40 raamatut ja lisaks sellele on neil veel ka sellele, kui võtta see kirjanduse huvi ja see lugemise huvi ja see teadasaamise huvi, siis nad ka lisaks sellele põhimõtteliselt tunnevad huvi juba ajaloo vastu, mille peale ema küsis mu käest, et kas ta võib anda ja küsida kooli käest ka ajalooõpiku ja nii ta sai juba ka 5. klassi ajalooõpiku. ehk siis, et tegelikult ei pea piirduma selle konkreetse klassi õpitulemustega, vaid
matemaatikas üks poiss õppis ammu juba ette järgmisi klasse, üks tüdruk samamoodi ja nüüd siis selle suure lugemise huvi ja ajaloo huviga perelapsed jällegi õpivad juba, nagu ma ütlesin, hoopis 5. klassi ajalugu juurde või loevad ja uurivad. Ja vot see poiss oli selline, et kui meil oli vestlus, siis oli mul seal vestluse ruumis üks ehe Karlsson. Ta mängis täiesti niimoodi Karlssoni rolli välja, nagu see meile tuntud lasteraamatus on. Ja lisaks sellele pani ta mind proovile, et kas ma ikka tean neid ja neid teadlasi. Ja vot sellised on vestlused selliste väga lahedate andekate lastega. Et vot kuhu ma välja jõudsin, aga küsimus oli siis selles, et dokumendid, et ega rohkem ei olegi väga. Et jaa, et mingil hetkel ma ütlesin, et nad tulevad vestlusele hinnangu lehega, kuhu vanem on juba ise esmased hinnangud kirja pannud, mille me vestluse käigus koos üle vaatame. Et siis see ka sinna juurde. Individuaalne õppekava ja hinnanguleht, mis on siis tavamõistes tunnistus. no väga põnev koduõppe teema, et aga nüüd ütleme, et noh, lapsevanema olengi leidnud, et jah, et ikkagi tahan lapse koduõppele panna ja nüüd hakkan siis valima kooli ja et miks siis just Lilleoru põhikool valida, et mis on eri siis visioon või mingid eripära, et miks just tulla siia koduõppele? jah, et meil on kaks versiooni praegu välja töötatud ja tegelikult on neid selliseid mingisuguseid nüansse veel. Et me pakume siis niinimetatud iseseisvat koduõpet, kus pere ise järjepidevalt jälgib, et nad oleksid järjel ja kus väga tihti selliseid veebikohtumisi ei toimu, aga kui perel mingid küsimused on või vajadus, siis me seda ka kindlasti teeme. Aga selline kindel päris näost näkku kohtumine, välja arvatud välisriikides asuvate peredega, on siis 2 korda aastas. Ja teine versioon on juhendatud koduõpe ja nende peredega, selle muukeelse perega olen ma iganädalaselt. Mul on veel paar pere, keda mul on vaja järjepidevalt toetada, nendega olen ka iganädalaselt kontaktis. Ehk siis, et seal ongi lihtsalt minu kui koordinaatori selline kaasas olemise osa suurem juhendatud koduõppe puhul. Ja ma hoian ja aitan vanemal järge pidada, et midagi ei jääks tegemata või kuidagi vanem kaotaks kuidagi mingi kindla pinna jalge alt või midagi sellist. Ja hästi loogiline on, et mõni pere, kes alustab juhendatud koduõppel, kus me oleme järjepidevalt kontaktis, ühest hetkest kooliaasta jooksul nad tabavad, et neil läheb juba hästi ja nad lähevad üle iseseisvale koduõppele. Ja siin me neid erinevaid nüansse on veel, et nagu ma ütlesin, see muukeelne pere, et nende lastega ma lihtsalt suhtlen ka otse ja lihtsalt sellepärast, et nende eesti keelt järjepidevalt edasi arendada, et neil tuleks eesti keeles suhtlemine järjest paremini välja. Et see on nagu selline lisanüanss veel jah, sellisest perest, kus vanemad räägivad väga ilusat eesti keelt, aga kodune keel on olnud ikkagi vene keel ja nüüd me siis püüame, pere on juba leidnud need tegevused ja need ajad, kus nad juba ise ka kodus räägivad ainult eesti keeles, et
seda eesti keelt järjest paremaks saada ja ma pean ütlema, et võrreldes eelmise aastaga, kui me alustasime, on lapsed väga palju paremini keelt rääkima hakanud. ehk siis, et on selliseid erisusi ka, kus me oleme mingisuguseid erikokkuleppeid teinud. ongi siit edasi nüüd selline küsimus, et noh, olengi vanemana nüüd otsustanud lapse panna Lilleoru põhikooli koduõppele, et aga milline on see protsess, kas on mingid tähtajad, millega ma pean arvestama, mingid, millest kinni pidama või kuidas see kõik nagu hakkaks käima? jah, et ideaalne oleks, kui enne 20. augustit oleks meil kõik koduõppe avaldused koolis olemas. et see on tõesti ideaalne variant, sellepärast et siis me saame koolina rahulikult algavat kooliaastat planeerida. aga kui ma nüüd vanemana ei ole suutnud 20. augustiks seda otsust vastu võtta, no juriidiliselt on teine kuupäev 20. detsember. et enne seda siis on ka nagu oluline. aga kuna täna on erakoolide rahastus järgmiseks kooliaastaks sõltunud sellest, et mis seis on õpilastega 10. novembril, siis me oleme septembri ja oktoobrikuu jooksul veel koduõppeperesid hea meelega vastu võtnud. ja kui no tõesti on mõni selline pere, kellel on mingi noh, selline jällegi ma ütlen eriolukord, siis sõltuvalt sellisest töömahust, et siis me saame vaadata, et kas saab ka muul ajal vastu võtta, ehk siis, et tegelikult me oleme täna koolina see kool, kus me räägime peredega läbi ja vaatame, millisel viisil saame meie, kas see on meie võimuses aidata seda pere või tegelikult ei ole. ja siis me ütleme ka selle selgelt välja. võimalusel otsime perele lahenduse. Nüüd muutus ka uus siis või riigi tasandil jah, muutus koduõppe määrus, et mis andis koolile ka sellise tugevama rolli minu hinnangul, nii-öelda justkui nagu kontrollifunktsiooni, et mis on siis paljusid koduõppeperesid, kes on aastaid koduõppel olnud, tundunud natuke hirmutavana, sest selle formaat kui selline ongi just sisse kirjutatud selline ülipaindlikkus, ülim võimalus läheneda lapsest ehk lapse keskne olla täiesti temast lähtuvalt siis tema tempos liikuda, on ju, et nüüd minu mäletamist mööda siis seal määruses üks nüanss on see, et kool peab iga kuu kontrollima õpitulemuste saavutamist, et kuidas siis see natukene hirmutav faktor on meie koolis täna lahendatud? ja et koduõppes õpivad pered väga erinevalt. Nad õpivad õppeaineid kohati periooditi. see tähendab, et näiteks väiksemates klassides looduse uurimist on mõistlik teha septembris, oktoobris, aga võib-olla talvekuudel pigem mitte või mõnda teist õppeainet võttes. et näiteks pannakse põhifookus matemaatikale hoopis oktoobris ja novembris ja siis jääb väike vahe vahele ja siis on hoopis eesti keel fookuses. ehk siis, et pered õpivad õppeaineid hästi erinevalt. ja nüüd see igakuine kokkuvõte pere jaoks tähendab täna seda, et nad oma individuaalsesse õppekavasse, mis on nähtav nii mulle koordinaatorina
kooli esindajana kui perele ja mida pere siis järjepidevalt täidab, et siis pere kirjutab sinna nende õppeainete järele ja nende õpioskuste järele, mis nad on omandanud näiteks oktoobrikuu lõpuks, mis nad on teinud ja mis nad on selgeks saanud ja mida nad veel harjutavad. Ja niimoodi teevad nad seda novembrikuu lõpuks, detsembrikuu lõpuks. See küll annab sellise ülevaate, aga seda vaadates ongi nii, et mõne kuu lõpus on pigem fookus ja näha, et nad on õppinud osasid õppeaineid ja mõne teise kuu lõpus jällegi teisi õppeaineid. Et selliselt on see praegust üles ehitatud ja mina koordinaatorina siis jälgin järjepidevalt, et kuidas pered on kokkuvõtteid teinud. Need, kes on juhendatud koduõppel, nendega vaatame järjepidevalt need omandatud õpitulemused üle. Need, kes on iseseisval koduõppel, nemad siis pigem jälgivad ise ja kirjutavad selle sinna individuaalsesse õppekavasse. Ja kui me kokku saame, siis ja kuna me saame 2 korda aastas kokku, siis talvisel kohtumisel me käime kõik need õpitulemused veel kord üle. et just see ongi oluline, et nagu, et tegelikult ikkagi ka vanema seisukohalt, et mõnes mõttes nagu keegi vaatab üle ja on nagu kontroll olemas, et ei oleks lõpuks sellist asja, et selgub seda, et näed, et oleme nüüd koduõppel olnud, aga tegelikult on ikkagi mingid olulised asjad õppimata ja et olemegi nüüd täiesti nagu maha jäänud. Et see on just selline oluline pool, on ju. Ja teisest küljest ma toon siia juurde jällegi nüansi, et samas mul on ka üks näide, et pere ei olnud veel koduõppes nii kaugele jõudnud korrutamisega, sest nad lihtsalt olidki planeerinud selle matemaatika osa hilisemaks. Ja kui nad siis meile päevaõppesse korraks uudistama tulid, siis oli õpetaja ehmatus, et oppi, et nad ei oska seda, et laps ei oska korrutustabelit nii hästi kui peaks. Siis kui me tegelikult jällegi süvendasime, siis selgus, et pere on planeerinud selle õppimise natuke hilisemaks. Nii et tegelikult siin on teatud sellised nüansid, aga laias pildis on aasta lõpuks kõik õpitud. kord esitas mulle üks pere veel sellise küsimuse, millele ma ise jäin vastuse võlgu, et äkki sina oskad, olete rohkem kursis, et kas koduõpe Euroopa või maailma kontekstis on Eesti haruldus või on seda levinud ka muudes riikides ja kas need tingimused ja see kontekst on sama? Ja et on paljusid riike, kus koduõpe on põhimõtteliselt keelatud, aga väga levinud on koduõpe USA-s ja seal on lausa nagu 4-5 erinevat viisi, kuidas seda koduõpet saab üles ehitada. Et seal on võimalik õppida konkreetselt ühe kooli juures kontaktis, olles selle kooliga, aga seal on võimalik nagu endale koju luua justkui koduõppekool. Ja on veel erinevaid vahepealseid versioone. Nii et võib-olla see riik, kus seda koduõpet rohkem uurida, võiks olla USA. Meil on üks tore kontakt lihtsalt tänu sellele, et pereisa on Lilleorus sagedasti käimas. Tänu sellele on meil olnud ka selle perega 4 last on selles peres ja kõik on koduõppel. Ema ongi laste päralt kodus. Et meil on olnud selle perega veebikohtumisi. Kõige vanem laps lõpetas
2 aastat tagasi põhikooli Eesti koduõppes olles ja, ja selles mõttes neil on siis praegust nii, et nad on koduõppes nii seal kui meil Eestis. Et kuna noh, pered kindlustavad endale seda, et nad ei tea alati, kui kauaks nad kuskile jäävad. Et neil oleks võimalik ka Eestisse tagasi tulla, pereema ja pereisa on mõlemad eestlased. Et selline huvitav võimalus ja selle perega on tõesti olnud veebinar ja seda saab veel korraldada, et kui on huvi veel mõelda edasi koduõppeliinis, aga täna me saame olla hästi tänulikud, et Eestis on see võimalik ja just nii, nagu ta praegu on, et isegi sõltumata sellest, et see määrus nüüd septembris niimoodi ootamatult jõustus, sõltumata sellest on ikkagi võimalik koduõpet täna päris mõnusalt Eestis teha. millised need Eesti näitajad on see olnud koduõppes õppimine, on see olnud stabiilne, kasvutendentsis? Ma arvan, et see oli 5 aastat tagasi, kus oli kirjas, et 700 last on koduõppes. Et siis jah, et ma kahtlustan, et see on täna kindlasti topelt. Aga mul ei ole viimaseid andmeid. Et Eestis on laias pildis need koolid, mis on koduõppesõbralikud koolid ja kelle hulka kuulub Lilleoru põhikool. Siis on need koolid, kes saavad koduõppega hakkama. Kuigi pered peavad palju rohkem teste ja igasuguseid vastamisi kooli juures tegema, aga samas kool on nagu koduõppesõbralik. Aga on ka neid koole, kes ei oska koduõppega midagi peale hakata ja pigem ei võta koduõppelapsi vastu. mis sa arvad, kas see koduõpe on perspektiivis siis kasvav tendents, kahanev? Kuidas sinule tundub, mis on koduõppe tulevik? Jah, mu meelest võiksidki kõik lapsed kodus õppida, aga ma ilmselt ei või nii öelda. Et jah, ja samas ilmselt 100% ei saa see ka nii olla, sest et on vanemaid, kes ei suuda seda teha. Ja ma ei teagi, kas see suuda on hea selline sõna, aga kes ei võta seda endale teha ja nii on. meie oleme oma siis hingel olevad küsimused praegu kõik ära saanud küsida, kas sul endal tuli veel midagi olulist meelde, et mida peaks veel üle rõhutama, üle rääkima või mingi oluline aspekt, mis meil jäi käsitlemata? Noh, võib-olla korraks see teema, mis meil siin enne ka oli arutlusel, et mis on siis Lilleoru põhikooli koduõppe eripära. Et võib-olla see, et tõesti me lähtume hästi lapsest ja perest ja sellest, et nad saaksid parima kasvukeskkonna lapse jaoks, kasvu- ja õppimiskeskkonna lapse jaoks kujundada. Ja meie koolis on eraldi inimene minu näol ja noh, võib-olla mõnikord tuleb siin kasuks ka see, et ma olen kooli ja õppejuhi kogemusega ja oman laiemat pilti, mis Eesti hariduses toimub. Ehk siis, et vahel on vaja peresid nõustada ka laiemalt kui konkreetselt see õppimine. Ja siis võib-olla lisaks sellele, et meil on juhendatud ja iseseisev koduõpe, ja need erinevad nüansid ja valmisolek ka sellisteks ettenägematuteks olukordadeks ja nendele lahenduste otsimiseks, et meil on tõesti ka hästi hea see õppekirjanduse osa sellel, kuna me teeme koostööd Mauruse kirjastusega
lastel on tõesti e-kooli kaudu võimalik ka ligipääs sellele interaktiivsele taskutarga keskkonnale, et see tugi on kooli poolt kõik olemas. No ja juba nimetatud need sellised ühised päevad ja veebinarid. Võib-olla täpsustan veel seda, et mis see tähendab lapsekeskne lähenemine, et niisugune nagu justkui kõlab nagu sloogan igal kooli kodulehel on ju, et mis see siis sisuliselt tegelikult tähendab? See tähendabki seda, et me vanemaga koos arutleme, et mida laps praegust teeb, kuidas tal läheb, kas vanemale tundub, et see on praegust hästi nii, kas talle tundub, et midagi on vaja muuta, mis see võiks olla. Ja siis me koostöös nuputame välja need võimalikud edasiliikumise viisid, et see laps saaks parimal viisil õppida, et tal oleks see uudishimu ja õpihimu. Aitäh sulle muidu. Jaa, aitäh. Aitäh siis, Marika, väga põneva vestluse eest. Aitäh. Aitäh.